Aga nüüd, üks tunnistus, mis on ühelt armsalt inimeselt ja ta kirjutab niimoodi. Eva-Liisa tunnistus oma emast Einikesest. Jumal on puudutanud mind, minu ema Einikest ja kõiki, kes on seda lugu kuulnud. Oli suvine aeg, laulukaare all toimusid siis EKP-liidu suvepäevad. Olin esimest korda seal kohal, kui palvetati palverättide eest. Ma olin seda siiani ainult interneti vahendusel näinud. Mul tuli südamesse igatsus võtta üks palverätt oma ema põlve jaoks. Mu ema põlv oli sellises seisus, mis kohati takistab tal täielikult kõndimist ja see on suureks probleemiks. See palverätt seisis mõned nädalad minu piibli vahel, kuni ma sain selle talle viia, sest ema ise elab Haapsalu külje all. Ta väga ootas seda, sest ta teadis, et see on mul olemas. Ta oli samuti interneti teel näinud ja igatsenud palverätti. Mõni aeg hiljem juhtus emaga õnnetus. Ta keetis kannus vett, kuid komistas ning enamus veest pritsis talle vastu vasakut näo poolt. Ema püüdis koduste võtetega valu vaigistada, õhtupoole õnnestus saada põletusvastast keeli. Valu oli kohutav, näole tekkisid villid ja lõpuks korp, mida nähes kõik ahetasid ja muretsesid, milline arm sellest võib näole jääda. Mina kuulsin sellest venna kaudu. Vennanaine ütles, et emaga on väga halvasti ja nad kartsid, et võib-olla on vaja haiglasse minna ja peab nahka maha võtma. Tagasihoidliku naisena ei tahtnud ema esimese hooga haiglasse minna. Siis tuli talle meelde palverätt, mille olin tema põlve jaoks viinud. Ema oli palverätti juba üsna palju kasutanud. Nuttes pani ema selle vastu näo poolt ja palus, et ei jääks koledaid arme. Järgmisel päeval pidin mina minema vaatama, kui hullusti temaga asjad on. Äkki on siiski vaja haiglasse minna. Ta ütles mulle juba telefoni teel, et Eva-Liisa, mul on sulle midagi. Ja ta tuli mulle vastu ja ta nägu oli beebiroosa ning põletusest polnud ühtegi märki. Ta näonahk oli täiesti terve. Ta oli nii õnnelik. Ta on usus käinud naine, aga ta elab sügaval metsa sees ja osadusest ta eriti käia ei saa. See puudutas teda nii väga. Pärast istusime ka mu venna pere juures ja rääkisime sellest. Nad ei ole kristlased ja ema alguses kartis, kuidas see võib mõjuda, kui rääkida neile, et ta pani ühe räti endale peale, mille eest on palvetatud. Aga ma väga julgustasin teda, et ta räägiks sellest nii, nagu oli. Ja kui ma hiljem nägin teda, siis ma nägin seda palverätti, mis nägi välja, nagu oleks seda juba 2 aastat taskus kantud. Sellest olid vaid mõned jupid järgi ja ta käib ja hoiab sellest usust ja palveväest kinni. See on imeline lugu, mis temaga juhtus.